tere, mu hea Valguse Tooja kanali kuulaja, vaataja. Jätkame siis seda seeriat, analüütilise taro ladumise seeriat. Et mis toimub suhtes, mis toimub partneriga. See on ilmselt nende jaoks, kellel on tekkinud mõningad küsimused, et nad ei saa päris hästi aru. Mõningatel juhtudel on see, et vahest kaovad partnerid ära, seletusi andmata. Tekib küsimus, kas see üldse on mingi suhe või kas see üldse on mingi partnerlus või mida iganes. Ja iga päev te saate vaadata või mitte selles mõttes, et iga päev peaksite vaatama, vaid igal ajahetkel, kui teil tekib tunne, et tahaksite vaadata, mis seisus hetkel suhe on või mis toimub, siis te saate ilmselt siit mingisuguseid väikesi vihjeid enda jaoks. Loomulikult pange asi selles mõttes enda jaoks mõistusega paika, et tegemist on üldladumisega ja tuhanded inimesed vaatavad. No lugu ei saa olla identne üks ühele, küll aga võib ta olla väga paljude jaoks suhteliselt identne. Ehk siis vaatamegi. Alustame siis jälle sellest, et reaalajas analüütiline taro, siinpool siis laduja, sealpool vaataja, mingisugused kokkupuutepunktid meil ilmselgelt on. Ja kõigepealt vaadake, kas resoneerub see hetkeseis, energiate seis. Kui see resoneerub, siis suure tõenäosusega on see lugu teile. Kui te tunnete, et mis hetkes energias, mis energiates te hetkel olete, et kui see ei resoneeru, no siis ilmselgelt ei ole see teie lugu. Nii et vaatame siis, mis energiates olete teie hea vaataja. Ja mis energiates on tema. Ja vaatame siis, kas teie vahel on telepaatiline side. No siin on nüüd esimene kaart, mis välja tuleb välja karikate 8. Te näete ise, et teil on taskurätik käes ja tegelikult mees kõnnib minema. Kui te vaatate siin praegu nagu teistpidi lugu, et ütleme siinpool on meesenergia, siinpool on naisenergia, te pöörake lihtsalt see ladumine enda jaoks õiget pidi. Mina lihtsalt räägin selles võtmes, et siin on naine, siin on mees, eks ole, aga võib olla vabalt teistpidi ka. Ja võib olla igatpidi, ühesõnaga. Nüüd siis põhisõnum on siin see, karikate 8 selles kaardipakis on üheselt ära kõndinud partneri energeetika. Ja see on teie tunne. Teie, kes te seda vaatate, see on teie tunne, et tema on nüüd minema kõndinud. Kas ta on läinud ära sõna lausumata, seletusi andmata? Kas ta on öelnud, et ta lahkub suhtest? Kas ta on üldse mitte midagi tegemata, ütlemata, lihtsalt kõndinud teist mööda ja pole teid märganud? Ühesõnaga, seda me vaatame, aga hetkel teie tunne on see, et teie juurest on minema kõnnitud, teil on rida küsimusi. Vaatame, mis seisus on. Oi. Partner ei taha üldse praegu avada oma tundeid, ehk et seda, mis seisus tema on. See on tegelikult nagu valge kaart. See on tegelikult nagu valge kaart, aga üritame siis vaadata, kas on midagi muud, mida ta tahab nagu hetkel oma energeetilise seisundi kohta öelda. No tema tahab praegu öelda seda, et tema päästab mingisugust uppuvat laeva. Tema energiad on sõna otseses mõttes, siin on kaardil näha selline üleujutus, kus siis visatakse paadist välja liivakotte raskusi, et see paat hoida pinnal. See võib olla otsesõnu tema tööalane suhe.
mis puudutab siis nüüd sauade 7, eks ole, ja antud kaarti. Kui me räägime suhte ladumisest ja jätame kõrvale selle, et ta on praegu väga tööga hõivatud ja lähebki siin tööle ja tegelebki tööga, eks ole, see on kindlasti väga paljude jaoks, 30% vaatajate jaoks on see just nimelt seotud ainult tööga. Ja teie näete lihtsalt tonti seal, kus seda ei ole. Kui me võtame puhta suhte ladumise ja küsime, eks ole, mis raskusi siis paadist välja loobitakse, siis ülekantud tähenduses tegeleb ta mingisuguste raskuste eemaldamisega teie suhtest. Ja vaatame, kas teie vahel on telepaatiline side. Jaa, siin on teine 7. 7, 7, 8. Teie vahel on telepaatiline side, kuigi ta on selline õhuline, ma ütleks, et kerge side, selline kerge telepaatiline side. Pigem on siin tunda hingel raskust, siin on tunda hingel kurbust. Aga vaatame siis, et mis seisus see suhe siis teil tegelikkuses praegu on? Teie olete kurb, temal on raske. Mis seisus see suhe siis hetkel on? Nii, näete, siin käib sõna otseses mõttes mõõgavõitlus. See ongi mõõkade 2. Siin on mõõgad ristatud praegu. Ja see olukord ei ole ainukordne ehk esmakordne. Siin on nüüd nii-öelda saatuse ratas. Ja see tähendab seda, et te ei ole selle situatsiooni ees nagu esimest korda. Te ei ole selle situatsiooni ees esimest korda ja teie ootused selles suhtes mingil põhjusel ei kattu. Ta näeb, et teie ootate temalt enamat, kui ta tegelikult on lubanud, öelnud või mida iganes. Ta näeb, et teil on mingisugune ootus. Ja sellest ka see mõõgavõitlus, sellest ka see piikide ristamine, eks ole. Aga küsime, et kuidas partner näeb seda, mis ootus teil on siis tegelikult? No väga selge selles mõttes visioon, et partner näeb niimoodi, et teie ootate, et tema oleks sauade kuningas, kirglik, ettevõtlik, tuline mees ja teie ise olete siis nii-öelda komandör seelikus, kes keelab, käseb, poob ja laseb ja sisuliselt nagu teil olete sellises suhtes, eks ole, kus siis kogu aeg käib selline kiik üles-alla, üles-alla, üles-alla ja see tekib sellest, et kui teie hakkate korraldusi jagama, siis tema läheb ära. Ta eemaldub. Ta võib, kui need inimesed, kes elavad koos ühes korteris, eks ole, teie poole eemaldumine võib tähendada lihtsalt seda, et ta eemaldub energeetiliselt. Te võite olla kõrvaltubades, aga te tunnete, et teine inimene on teist justkui nagu miilide kaugusel, eks ole. Füüsilises plaanis, kes ei ela koos, kellel on näiteks ainult internetisuhtlus siiamaale, siis te tunnete, et ta nagu kaob levist ära, et ta ei vasta teile. Ja kolmas variant, kes siis nagu tegelikkuses kohtuvad, suhtlevad, aga elavad eraldi, siis siin on jälle seesama hetk, et kui ta tunneb, et teid on nagu liiga palju energeetiliselt, nii oma nõudmiste kui ka muude asjadega, siis ta lihtsalt tõmbub urgu ja kaob ära. See tekitabki teis selliseid arusaamatusi ja tema omakorda tunnetab, nagu ka teie tunnetate, et selline üles-alla suhe on kogu aeg. Up and down, up and down. Nii, aga vaatame, mida teie ise arvate sellest suhtest.
no just nimelt näete jah. Teie arvate tegelikult, et teie olete selline tore partner ja paariline talle, ehk siis täpselt see sauade kuninganna, kes on siis sellele mehele nagu perfect match, eks ole, aga tema näeb teid nagu komandörina seelikus ehk siis kindralina seelikus ja siit tekib see disresonants. Te hindate ennast leebemaks, kui te tegelikult olete ja võib-olla te hindate ennast ka ettevõtlikumaks ja sobilikumaks partneriks talle, kui te tegelikult tema arvates olete. Milleks sobilikumaks, seda ei oska praegu hetkel öelda, aga üks on selge. Te näete, et ta lükkab kogu aeg seda sama paati, millest me siin alustasime tegelikult, vaadake. Eks, siin on nüüd mõõkade kuus. Nii kui need mõõgad tulevad, see mõõgavõitlus tuleb siit, on ja, siis ta lükkab selle paadi kohe kaldast minema põhimõtteliselt ja läheb ära. Läheb ära, upub töösse, upub tegemistesse ja teie muudkui ootate. Ja teie muudkui ootate, sest teie ei saa aru, mis siis selles suhtes tegelikult on. Aga no küsime siis niimoodi, et millist suhet teie partner tegelikult soovib? Millist suhet teie partner tegelikult soovib? Ta soovib võrdset, energeetiliselt võrdset suhet ehk siis nii-öelda klassikalise väljendina 50-50. Tema soovib sellist suhet, kus ei oleks kogu aeg mingisugust mõõgavõitlust, vägikaika vedu ja tema soovib, et teie oleksite selline õrn, naiselik naine, aga mitte nii-öelda liiderpaaris, kes siis jagab korraldusi. Tema soovib, et igasugune mõõgavõitlus, igasugune vägikaika vedu, see oleks olemata. Okei, aga küsime siis niimoodi, et kuidas ta teid siis hindab? Mis temale teie juures meeldib ja mis talle teie juures ei meeldi? Mis talle teie juures meeldib? Vot seesama meeldibki, mis ma just rääkisin. Kui te olete õrn, naiselik, päikese kiires, lootust andev, mitte kohtu mõistev ja kohut mõistev naine, mitte see kindral seelikus, vaid te oletegi leebe, mõistev. Mis talle teie juures ei meeldi? No näete, vaadake palun. Kaardid räägivad väga selget keelt. Talle ei meeldigi seesama koht, kus ta tegelikkuses nagu surute peale oma tahtmist ja veel on sellel mõõkade rüütlil üks iseloomulik tunnus. Talle ei meeldi, et te olete tühja koha pealt armukade. Seal, kus tegelikult üldse põhjust armukade olla ei ole. Aga küsime, kas sellel partneril on keegi teine naine, ehk siis kas teil on põhjust üldse olla reaalselt armukade selle sõna positiivses võtmes? No tegelikult on nüüd niimoodi, et tegelikkuses on vastus ja ei. Sest selles ladumises näitab, siin on praegu müntide kuninganna ja müntide kuninganna tegelikult näitab mida. Siin võib paljudel juhtudel olla ja siin on kõrval on nagu hierofant. Hierofant on traditsioonilised vaated, abielu, kõik muud sellised asjad. Ja tegelikkuses on niimoodi, et ta võib olla abielus see mees, kelle peale te vaatate. Aga see suhe on paigalseisus.
sellesama abikaasaga või selle inimesega, kellega ta nagu koos elab, on ta siis vabas suhtes või on ta siis nii-öelda abielus või on ta siis lihtsalt kooselus, on ju. Aga see suhe on paigalseisus, see rüütel, ta ei liigu selle naise poole. Aga nüüd vastus küsimusele, kas teil on põhjust olla armukade või ei ole, sellele otseselt vastust ei tulnud. Küll aga tuli, et jah, tal on teine naine ja kes teab kindlalt, et ta ei ole abielus ja ta kellegiga koos ei ela, ja siis nende variant on tõesti see, et mingisugune naine kusagil on ja teie armukadedus mingil määral on põhjendatud. Aga vaatame siis seda, et mis Taro näeb, mis on teie selle suhte perspektiiv. Noh, tegelikult on nüüd küll niimoodi, et siit tuli nüüd natukene rohkem selgitust ka sellele eelmisele küsimusele, et vaadake, siin on nüüd asi selles. Ilmselgelt sellel partneril teine naine on. Kui tõsine või kui vähe tõsine see nii-öelda flirtimine vasakule ja paremale on, seda te ilmselt hindate ise, aga suhte perspektiivi küsides, arvestades teie seisundit, et te niikuinii olete kurb, te olete sellest heitunud, et sellised ärakõndimised on ja mingil määral on need nüüd seotud ilmselt ka siis sellega, et inimene lähebki võib-olla koju, kus ta elab seal teise naisega, eks ole. Ja teie suhe nagu põhimõtteliselt ei liigu, nagu me saime aru, et siin on selline üles-alla suhe, siis siin on nagu selge ka, millel see suhe baseerub. No see tuleb nüüd kinni katta, see kaart, eks ole, selles mõttes, aga te näete, 15 on see saatana kaart, tegelikult kirekaart, et teie suhe tegelikult baseerub ainult füüsilisel intiimsuhtel ja seetõttu seal nagu muid väärtusi väga ei ole. Tundub, et need muud väärtused on kodus ja teie juures võib-olla siis tõesti teil on omavahel väga-väga suur kirg. Ja Taro ütleb, et kui see teeb teile haiget, noh tegelikult, et hetkel, kui ta käib teie juures, teil on kirg, teil on mõnus seksuaalne läbikäimine ja sealsamas see partner nagu kaob teie juurest ära, siis pikas perspektiivis see suhe ilmselgelt ei ole jätkusuutlik ja mõte on selles, et see kiik jääb püsima, sest tema ootab, küsime, mida tema ootab siis teilt sellises seisus, kui nüüd ütleme, te tooksite selle kõik nagu välja või oletegi ilmselt välja toonud. No mida ootab? Tema ootab, et tema on kuningas. Ja nüüd tuli nagu vastus sellele küsimusele, näete. Tema ootab, et teie aktsepteerite seda, et ta on abielus, kooselus, et tal on mis iganes teine naine ja ta ei ole ilmselt seda kunagi teie eestki varjanud otseselt. Ja see on nagu avalik saladus tundub. Ja ta ootab teilt seda, et õiglast suhtumist, ehk siis mõte selles, et kui te olete teadlik niikuinii, et tal on abikaasa või naine, siis tema hinnangul teil ei oleks üldse mitte mingisugust õigust, mitte mingisugusteks etteheideteks temale. Sest tema on see, kes otsustab ja tema on see, kes, müntide kuningas on võib-olla maamärgi mees, eks ole. Et teie näete teda küll sauade kuningana ja te näetegi teda sauade kuningana sellepärast, et see on väga selge, eks ole, teil oli siin sauade kuninga märk, kus te nägite teda sauade kuningana ja iseennast sauade kuningannana. See on puhas selline kire kuvand, eks ole. Aga tegelikkuses on tegemist sellise abielumehega, kooselumehega, kes lihtsalt käibki vahete vahel natukene vasakul. Ja perspektiivis, nagu ütleb Taro, see suhe ei ole jätkusuutlik. Aga küsime, mis siis teie peaksite selles olukorras praegu tegema? Taro ütleb nüüd niimoodi. Ei ole olemas
õigeid ja valesid lahendusi. Näete, siin on praegu üks hobune on valge, teine hobune on pruun. Sellel kaardil selle küsimuse osas on täpselt kahesugune lahendus. Ehk siis, kui te näete, et see olukord on teie jaoks, siis teie olete ise kutser, teie juhite seda kaarikut, ehk siis teie ise, kes te seda ladumist vaatate, olete see inimene, kes oma elu juhib. Ja nüüd on niimoodi, et kui te valite musta, see on siis sisuliselt see valu, kannatus, kurbus ja nii edasi, siis Tara ütleb, et aga valige see rõõmsa näoga, valige see masendus teadlikult. Valige teadlikult see, et kuna te ju teate, et tal on teine naine, siis valige teadlikult, et te oletegi teine naine ja te suhtutegi sellesse nii, et teist ei saa temaga kooselupaari ja te valite olla siis teine naine. Ja siis teie enesetunne oluliselt muutub. Kui te valite valge hobuse selles kontekstis, et te arvate, et te panete jooksu, nii nagu see mõõkade 9 siin ütleb, et te mitte ei vali olla selles suhtes ja kurvastada kogu aeg, vaid te lahkute sellest suhtest valgele teele, uue päevalille poole, siis teie tee on valge ja rõõmus ja siis te jätate lihtsalt selle inimese selja taha ja te ei tee endale enam haiget rohkem. Nii et selline ladumine sai täna ja juhul, kui siin on nagu mingeid muid küsimusi, mingeid teisi probleeme, millega te võib-olla ise toime ei tule, tihti on inimese hing habras, tihti on hinges sellised käärukesed, mida me ise tihti ei märka või pilt, mida me tegelikult kõrvalt vaadata ei oska, võib-olla on veel küsimusi, siis te võite alati minuga ühendust võtta. Kõik rekvisiidid on ladumise lõpus näha ja me saame alati vaadata, kuidas kõige tervemana, ka kõige, kuidas ma siis ütlen, ebatervemast suhtest väljuda. Sest pidage meeles, et teie ise ja ainult teie ise olete oma õnnesepp. Ilusat päeva ja peatse jälle nägemiseni.